Selles videos räägin sulle, kuidas koostada elektronskeemi, ruutskeemi, elektronvalemit ja väliskihi kohta käivat täpskeemi. Hea on, kui sul on kõrval üks perioodilisustabel ja ma võtan näiteks sellise elemendi nagu väävel. Kui sa otsid selle perioodilisuustabelist ülesse, siis sa näed, et väävli tähis on S, ülemine arv järjekorranumber, mis näitab tuumalaengut ja prootonite arvu on 16. Alumine arv ära ümardatuna on 32, see on aatommass, näitab prootoneid ja neutroneid kokku. Väävel on 6. A-rühmas ja ta on 3. perioodis. Perioodinumbri leiad perioodilistabelist külje pealt. Alustame kõigepealt siis elektronskeemist. Elektronskeemis kõigepealt elemendi tähis, siis tuleb tähise järele tema tuumalaeng. Väävli tuumalaeng on +16, selle leiad järjekorranumbrist. Külje pealt sellest perioodinumbrist vaatad, mitu kihti tal on. Kihid on siin kaarekesed või sulud. Esimesse elektronkihti mahub maksimaalselt 2 elektroni. Viimase vaatad rühmanumbri järgi. Rühmanumber on tal 6A, sellepärast tuleb viimasesse 3. kihti 6 elektroni. Ja nüüd vahepeal sa saad arvutada, sellepärast et kokku peab tulema 16. Kuna tuumas on 16 prootonit, siis peab tuuma ümber olema ka 16 elektroni. Ehk siin vahepeal saab olla 8 elektroni teises kihis. Kihid on siis nii, 1., 2. ja 3. kiht. Järgmine on ruutskeem. Ruutskeemi juures me kasutame alakihte, mida nimetatakse orbitaalideks. Esimene kiht jaguneb s-orbitaaliks, teine kiht jaguneb s- ja p-orbitaaliks ja 3. kiht jaguneb s, p ja vajadusel ka veel d-orbitaaliks, kui kiht on rohkem, aga viimasesse kihti mahub maksimaalselt 8 elektroni, siis siia jäävad ainult s ja p alakihid ehk orbitaalid. S-orbitaal koosneb ühest ruudukesest, ehk me tähistame s-orbitaali ühe ruudukesega. Kihi number läheb siia alla ja kihi tähis S läheb siia. Sellel kihil on 2 elektroni ja elektroni kujutame noolekesega. Teine kiht algab samuti S-orbitaaliga, siis kirjutame siia kasti alla 2S. Ja alates teisest kihist tuleb juurde ka p-orbitaal, mis on selline 3 kastikeste plokk. Ja seda tähistame 2p-ga. Ja nüüd me peame siia ära mahutama 8 elektroni. Järelikult igale poole, igasse kasti tuleb 2 elektroni ehk 2 noolekest. 3. kiht algab jälle S-orbitaalist ja kuna see on viimane kiht, siis siin rohkem orbitaale olla ei saa kui ainult S- ja p-orbitaalid. Viimases kihis on tal 6 elektroni, siis ma jaotan nad ära nii, et ma panen 2 elektroni ära S-orbitaalile ja siis hakkan p-orbitaale täitma nii, et kõigepealt panen igale poole 1 elektroni. 2 tükki on olemas, 1, 2, 3, 4, 5 ja nüüd tuleb siia 6. Ja nüüd ongi mul täpselt sama palju noolekesi, kui palju on mul elektronskeemis elektrone sulgude sisse kirjutatud. Ja järgmine asi on elektronvalem. Elektronvalemit on hea lihtne koostada siis, kui sul on ruutskeem olemas. Elektronvalem tähendab sisuliselt neid samu numbreid ja tähti, mis me oleme siia ruutskeemi alla kirjutanud. Lisame ainult elektronide arvu, mis läheb ülaindeksiks. Kui esimeses kastis on mul 2 noolekest, siis ma panen siia ülaindeksis 2. S-orbitaalil on ka 2 elektroni, p-orbitaalil on 6, 3 S-orbitaalil on 2 elektroni ja praegu siin loen kokku 1, 2, 3, 4, siis tuleb siia ülaindeksiks 4. Elektronvalemisse lihtsalt kirjutan need kõik järjest. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ja 3P4. Ja nüüd viimane asi. Ei ole enam ruutskeem juba oli, on täpskeem.
ja täpskeem käib väliskihi elektronide kohta. See tähendab, et kirjutad väävlitähise ja vaatad siis seda osa siit, millele ma praegu kasti ümber tõmbasin. Ja elektronid on täpskeemil täpikesed. Ehk kui mul on 2 noolekest ühes kastis, siis see tähendab elektronpaari. 3p orbitaalil on ka esimeses kastis on mul 2 elektroni, siis ma panen teise paari veel. Ja siis on üks üksikelektron ja üks üksikelektron veel. Ennast saan kontrollida sellega, et väliskihis peab olema 6 elektroni, sest ta on 6. A-rühmas.